10. lugu sellest, kuidas Miia päästis lambaid. Lambad elasid väikeses palkidest ehitatud majakeses. Õhtuti aeti nad lauta, hommikul aga lasti välja. Miia hoidis alati käega nina kinni, kui pidi lambaid välja laskma, sest oleme ausad, kakahais oli ikka jube. Vanaema, kuidas lambad seal öösel hingata saavad, küsis väike Miia õhtul. Ära sina selle pärast küll muretse, vastas vanaema sooja naeratusega. No kuidas sa ei muretse, kui lambad peavad suure haisuses elama? Ei olnud neil seal akent ega midagi. Miia valutas südant terve öö ja püüdis välja mõelda, kuidas vaeseid loomakesi aidata. Hommikul kargas tüdruk voodist püsti ja jooksis kiiresti teiste laste juurde. Nimelt suvit oli memmetalus 13 erivanuses poissi ja tüdrukut koos. Hellitavalt kutsuti seda vanaema lasteaiaks. Me peame lambad päästma ja ma tean, kuidas. Kas mäletate, vanaisa hoiab suurt nuga enda kapis? Tal on neid kohe mitu. Võtame noad ja teeme katuse sisse augud. See ei ole raske, sest katus on tehtud laastudest, rääkis Miia asjalikult. Kõik lapsed pidasid Miia mõtet väga heaks ja nii raiuti lauda katuse sisse 3 suurt auku. Vanaisa aga ei pidanud seda sugugi heaks plaaniks. Mis saab siis, kui vihm hakkab sadama, küsis ta lastelt kurva moega. Nüüd sai Miia aru, et iga heategu ei olegi alati hea tegu ja loomulikult pidid lapsed aitama vanaisal katuse ära parandada. Vahel, kui soovime südamest head, võib juhtuda, et teeme hoopis kurja.